õnnistatud pühapäeva kõigile. Täna on püha päev. See tähendab, et seda päeva me pühitseme Jumala auks. Keegi kirjutas ühed niisugused read, et nüüd on niisugune aeg, kus me oleme kõik juba nendest piirangutest tüdinenud. Ja kui kaua me seda veel suudame? Ja minul tuli südamesse kirjutada vastus ja ma kirjutasin, loe või kogu piibel läbi, siis läheb aeg asja ette ja sul ei ole kunagi igav. Psalmist algab esimest psalmi sõnadega, õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad, siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. See on selle raamatu tarkus, kui seda lugeda ja keegi ei saa öelda, et see tarkus tal mööda külge maha jookseks. Jumala sõna on igavene sõna. Selles on vägi, selles on meelevald ja kes sellega tegeleb ja seda loeb, sellel ei ole kunagi igav ja ta peab vastu kõik katsumused ükskõik kui pikalt. Me palvetame. Suur Jumal, me täname sind, et sa oled andnud meie kätte oma sõna, elava sõna ja sellel sõnal on igale inimesele midagi ütelda, toetada, julgustada ja meil ei ole kunagi igav, sest see ei ole sõna pärast, vaid see on Jumala vägi. Jumala püha vaim on selle sõna ilmutanud ja on selle sees. Inimene, kes seda loeb, tunnetab selle väge ja see tõstab meid üles, kannab läbi kõikidest olukordadest. Tänu sulle selle sõna eest, mis on meie käes. Tänan ka selle võimaluse eest, mis täna on kuulata Jumala sõna, laulu ja kogu südamest sellele kaasa elada. Issand, olgu sinu õnnistus meie kõikide ligi. Aamen. Kas sa tead, mida vajab hing su sees? Tema vajab hingetoitu, nii on see. Kas sa tead, mida vajab sinu süda? Usku, lootust, armastust, et elada. Võta vastu eluleiva Jeesuselt, kustutab see hingenelga sinu sees. Võta vastu kutse teda järgida ja sa leiad tarkuse, et elada. Ei sa leia hingerahu maailmas, ei sa leia õnne elus päästjata. Võta vastu kutse teda järgida ja sa leiad endale õnnele. Tere kõigile! Kui tore! Kas sa tead, et vahepeal on juhtunud see asi, et aprill hakkab otsa saama? Et nüüd algab aprilli viimane nädal ja reedel on juba 1. mai. On nii? Vaatasin ma õigesti kalendrit. Et kevad on juba mõnusasti peal ja see nädal on olnud väga ilusad ilmad. Mis sa teinud oled? Olen päevitanud
päevitanud lausa. jah , Põsed on pruuniks saanud, jah? jah . Palju olete õues olnud, eks ju? Palju olete aias müdistanud ja mänginud ja see vist on olnud väga vahva. ma olen hüpanud porilaikudes ka . See nädal või? Vist mitte, sest poriloikusigi ei ole. ja ma hüppasin kõik märjaks . Ükskord juhtus tõesti niimoodi. Aga see nädal on päris kuiv olnud. Täna ma tahan rääkida sellisest asjast, et kui ma näiteks palun sellist palvet. Kallis taevaisa, ma tahan usaldada kõik sinu kätesse. Palun juhi sina. Kas sina oled sellist palvet palunud? ei , Ei ole. Et sul on alati veel kerge olnud vist, et emme ja issi juhivad ja ütlevad, mida peab tegema ja kuhu peab minema ja kas on niimoodi? jah , Aga vahel pead ikkagi ise otsustama. Ja mida vanemaks saad, seda rohkem pead sina otsustama, et mida teha, kuhu minna, kellele midagi öelda ja kas võtta seda asja või mitte võtta. Praegu sa ilusti küsid emme käest, et kas täna on kommipäev? Millal meil kommipäev on? neljapäev ja pühapäev . Kommipäev! Siis on küll, me tunneme muidugi väga puudust tädi Ainost. On niimoodi, eks ju. Meie, kes on nii tubli ja on alati meile toonud kommi, kui me oleme kirikusse läinud. jah , Aga nüüd teeme niimoodi. See jutt, mis ma tahtsin teile rääkida, oli see, et kui ma hommikul palun, taevaisa, palun juhi sina minu elu. Anna mulle teada, mida ma peaksin tegema ja mida mitte. Et ma oleksin sinu meele järgi. Ja siis on see samasugune tunne, nagu läheks rooli taha. Paneme käima. Anname gaasi. Ja hakkame sõitma. Kui ilus. palun pööra paremale , Ma lähen siit vasakule. palun pööra paremale , Otse on nii, et ei, panen gaasi põhja. palun pööra paremale . Siin on hea piknikukoht. Ma lähen piknikule. Mulle meeldivad Mulle meeldib piknikut teha. mine vasakule , Panen siit vasakule. palun pööra paremale , Püüan sõita. See, mis ma praegu näitasin, lapsed, on väga tihti ka suurtel inimestel. Et me palume, et Jumal palun juhi minu elu. Väga tahan, et Jumal juhiks, sellepärast, et ta teab, kuhu ma tahan jõuda. Mul on sisse pandud, et ma tahan jõuda Jumala juurde taevasse ükskord. On nii? jah , Ja ma tahan, et Jumal mind juhataks. Mis praegu juhtus? Kas ma kuulasin Jumala häält? ei , Ei kuulanud või? Panin sinna, kus ise tahtsin. jah , Aga mis siis kasu oli sellest, et ma hommikul palusin, et Jumal palun juhata? Oli sellest kasu siis või? ei , Ei olnud. Kas ma pean seda vaikselt lähed õppima kuulama? ja , Siis ma saangi minna niimoodi koos Jumalaga, et Jumal ütleb mulle, mis ma tegema pean. jah , Eks ju, kui ma tahan seda, tahan väga kuulda, siis ma pean kuulama ka. Praegu ma sind üldse ei kuulanud. Kas sinul on vahel niimoodi olnud, et sa teed midagi ja siis sa kuuled, et emme midagi ütleb? jah , Ja kas sa siis lõpetad? ei , Miks sa ei lõpeta? sest see on nii vahva tegevus . See on nii vahva tegevus, et sa ei taha ära lõpetada. Aga kui emme ütleb veel kõvema häälega, siis ka ei lõpeta . kas emme peab karjuma või? ja , Aga miks sa siis lõpetad? emme karjus . Nii, kus me nüüd omadega jõudsime? Et vahel on sellised tegevused, et mitte miski ei aita. Et nad on nii lõbusad. Milline tegevus sulle on siukene, mis on nii lõbus, et isegi miski ei aita?
Esla ja Reno juures olla. Esla ja Reno juures olla, siis emme vist ei karju. Aga millised sellised tegevused on, mis sa tead, et emme ei luba teha, aga õudselt tahaks teha? Veega mängida. Veega mängida, sellega meil on tõesti juba mitu kuud jama. Me tahame kogu aeg veega mängida. Ja mis see emme ütleb kogu aeg? Ei. Miks siis? Emme on tujurikkuja. Sest pole suvi. On natukene külm veel veega mängimiseks õues. Ja. Kus võib veega mängida? Tussi all ja kraanikausis. Seal emme lubab mängida. Tänane mõte oli selles, et vahel me teeme selliseid tegevusi, et me isegi ei kuule, et Jumal meile annab märku. Võib-olla ta annab märku meie vanemate kaudu, emme isi häälega. Võib-olla ta annab märku meie sõprade kaudu, võib-olla annab märku meie koguduse või pastori kaudu. Vahel annab ta märku mingi hea mõtte kaudu. Vahel me kuuleme mõnda häält. See on erinevat moodi, Jumal räägib meiega. Aga kui me tahame, et Jumal meie elu juhib ja juhataks, siis me peame teda õppima kuulama. On nii? Jah. Aga kohtume teiega juba järgmine pühapäev. Olge tublid! Ega. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Valguses säragu, säragu. Ei seata küünalt varjule, valguses särab see. Ei seata küünalt varjule, valguses särab see. Ei seata küünalt varjule, valguses särab see. Valguses särab see, särab see. Saatan püüab rikkuda kõike, mis valguses. Saatan püüab rikkuda kõike, mis valguses. Saatan püüab rikkuda kõike, mis valguses. Valguses särab veel, särab veel. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Kõik, kes on päästetud, valguses säragu. Valguses säragu, säragu. Head sõbrad Ridala koguduses ja kõik, kes seda ülekannet jälgivad. Siit Keila lähedalt tervitan teid. Ja kui tavaliselt kirikus me näeme neid, kes füüsiliselt pinkides istuvad, siis täna teab üksnes Jumal, milline see kogudus on, kellest ta koosneb ja kus ta koguneb, aga Püha Vaim on see, kes koguduse kokku liidab. Ja Püha Vaim on see, kes tegelikult teeb koguduse. Need inimesed, kes Jeesuse Kristuse nimel ja tema järele igatsevad kogunedes, see ongi kogudus. Mu süda läheb soojaks, kui ma mõtlen Ridala koguduse peale ja isegi praegu lihtsalt mõeldes sellele, füüsiliselt mitte teiega olles või füüsiliselt me ei saa keegi koos olla. Olin 20-aastane noor mees, kui Vene sõjaväest tulin koju, aga kodu oli nüüd teises kohas. Läksin sõjaväkke Kiviõlist. Kui tagasi tulin, olid vanemad kolinud Ridalasse, isast oli saanud Ridala koguduse pastor. Need olid sellised permanentse muutuse ajad ja permanentse või püsiva kriisi ajad. Väga palju muutusi toimus kogu ühiskonnas, kirikus ja inimeste eludes. Mäletan kuskilt mustast statistikast, et iga päev 90-ndate alguses tapeti üks inimene päevas Eestis.
Minust sai Ridala koguduse noortejuht ja see oli ärkamisaeg ja kogudusse tuli väga palju noori. Ma ise asusin õppima kõrgemasse usuteaduslikku seminari ja väga kiiresti hakkas teostuma see unistus, millest olin teadlik olnud läbi kogu oma lapsepõlve. Tänu oma vanaisadele, tänu oma isale olin teadvustanud, et minust peab saama pastor. Aga palju rohkem kui see, et mida ma koolis õppisin. Tegelikult pidi Jumal kujundama minu isiksust. Ja see ei läinud sugugi niisama kiiresti, kui võrrelda siis Eesti Vabariigi loomine ja nimevahetus oli üks asi, aga kogu ühiskonna muutumine hoopis midagi muud. Kriisiaeg on õppimise aeg. Harjumatud olukorrad sunnivad meid uusi lahendusi leidma. Vahel lausa läbi value. Olen viimasel ajal kuulanud kristlasest juhtimiskoolitaja John Maxwelli ja ta ütleb, et kui juhtub ootamatusi meie elus, siis 10% on sündmus ise ja 90% see, kuidas me nendele sündmustele reageerime. Mida me nende sündmuste peale teeme. Igaüks meist on pidanud reageerima kuidagi ka sellele kriisile ja kujunenud olukorrale. Ma olen kuulnud ja näinud väga erinevaid reageeringuid. Kuid pean ütlema, et vaatamata selle olukorra sellisele üldisele keerukusele isiklikult on ta võib-olla vähem igat ühte puudutanud, siis mind on kandnud läbi seesama usk. Seesama minu esivanemate usk, millesse mind on kasvatatud, mille olen omaks võtnud ja isiklikult ka oma elu Jeesusele 7-aastasena andnud. Jumala peale saab loota. Ja olen mõistnud eriti oma emalt seda õppides, et headel aegadel tuleb laduda alust. Headel aegadel tuleb ka Jumalaga tegeleda või lasta Jumalal meiega tegeleda, et siis see suhe kannaks meid läbi raskustest. Üks asi, mis kristlasi eristab teistest inimestest, on usk, et ilma Jumala tahteta ei sünni me elus mitte midagi. See ei tähenda, et kõik, mis toimub, meeldiks Jumalale või Jumal teeks seda. Ta on andnud meile vaba tahte. Meile meeldib ju see. Aga kriitilistes olukordades tundub meile, et Jumal oleks võinud ka meist või eriti kellegist teisest üle sõita ja teha nii, nagu õige on. Ütlen kohe, et minu tunnetus on, et Jumal on mingil põhjusel lubanud selle kriisi juhtuda ja meie ellu tulla. Võime leida palju tehnilisi põhjendusi viiruse päritolu ja leviku kohta, kuid piiblis ilmutatakse selles maailmas juhtuvate halbade asjade peapõhjus. See on Jumalast mööda elatud elu, nii isiklikult, aga ka globaalselt. Seda nimetatakse ka patuks ja patul on tagajärjed. Apostel Paulus kirjutab, sest kõik, mis on maailmas lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid maailmast, 1. Johannese 2.16. Ja eks samal ajal kõik need jõud on maailma või meie maailma liikuma panevateks jõududeks. Teisalt moraalselt ja ökoloogiliselt hävitavate tagajärgedega. Vaadake satelliidipilte. Mitmed suurlinnad on taas nähtavad, sest väga palju vähemaks on jäänud õhku saastavate sõiduvahendite kasutamine. Alles paar päeva tagasi kuulsime uudist, et nafta hind on langenud maailmaturul alla 0. Kui jõuetud olid rohelised, kes üritasid inimesi kutsuda oma elu muutma,
kuid selles kriisis on juhtunud midagi, mida inimesed ise pole tahtnud teha või kui nad on tahtnud, siis nad pole lihtsalt soovinud oma mugavustest välja tulla, sest liha on nõder. Ühel täiesti värskel viisil on Jumal mind kõnetanud. Usun, et paljudele tuttava Naatani ja Taaveti loo kaudu 2. Saamueli 12. peatükis. 2. Saamuel 12. peatükk, seal on lugu sellest, kuidas kuningas Taavet elab ühel perioodil oma elust, oma elu väga keeruliseks. Kas just kõik sellest algab? Võib-olla sellel oli ka mingisugune eellugu Taaveti enda hingeelus, aga ühel õhtul näeb ta oma maja katuselt, need olid lamekatused, kus andis ka jalutada, oma hoovis pesevat imekaunist naist. Selle asemel, et näha ja pea ära pöörata, jääb ta teda imetlema ning laseb keelatul oma meeled täielikult vallutada. Kiusatused ei ole ühelegi meist võõrad, ühelegi mehele ega naisele. Kuidas aga sa reageerid nendele? 10% loost oli see, et Taavet nägi Batsebat. Kuid 90% selle järel toimunust olid tema oma otsused ja valikud. Ta kasutab oma võimu, laseb naise enda juurde tuua, ta armatseb temaga, nagu oleks vähe, et ta on petnud ühte oma sõjapealikku uurijat, tema naist üle lüües, ta püüab meelitada teda minema oma naise juurde, et võltsida võimalikke tagajärgi. Kui see ei tee seda, sest on sõjaaeg, ja ta on solidaarne oma sõduritega, magades õues, mitte pehmes voodis oma naise kõrval, siis laseb Taavet saata uurija kõige karmima lahingu keskele, et ta kindlasti surma saaks. Ja nii ka juhtub. Ja seejärel võtab Taavet, nagu õige mees kunagi, Batseba oma juurde, oma koju, nad abielluvad. Taavet loodab, et sellega ongi kõik. Võiks küsida, et kuhu on kadunud Taaveti noorpõlve Jumala kartus ja Jumala armastus. Juba see, et ta annab järele hetketungidele, näitab, et ta on väga nõrgaks jäänud Jumalas. Ma ei alahinda üldse selliste kiusatuste ohtlikkust või meie nõrkust. Aga Taavetil polnud vaimset jõudu või ka moraalset motivatsiooni teha mõistlikke ja kõlbelisi otsuseid. Ta pidi väga selgelt Jumala häälele mitte kuuletuma. Ebaratsionaalsed tunded, kirg ja iha said võitu pikaajaliste taotluste üle elada elu, mis õige ja puhas on Jumala ja inimeste ees. Ma usun, et paljud meist saavad aru, millest ma räägin. Kuid 90% sellistes olukordades on siiski meie otsustada. Me ei ole oma instinktide orjad. Loomulikult loodab ka Taavet, nagu kõik inimesed neis olukordades, et see jääb saladuseks. Et see ei tule välja. Veel enam ju loodetakse, et saadakse nautida oma võitu. Kuid sõbrad, ma usun, et me oleme kogenud, et ainult puhta südamega nauditud naudingud valmistavad tõelist rõõmu. Taavet oli armastanud Jumalat ja ta teadis, et see, mis ta tegi, on täielikult vale. Ja siis järgneb üks rängemaid osasid selles loos. Issand käsib prohvet Naatanil minna Taaveti juurde, et öelda, millega Taavet pidi arvestama. Nagunii Jumal teab kõike, mis on juhtunud. Naatan aga laseb Taavetil ise end nurka mängida. Ta räägib Taavetile loo rikkast mehest,
kes külalise tulles võtab vaese mehe lamba talle, valmistab talle šašlõkki, sööb ja naudib. Ma imestan, et Taavet ei saa aru, et Naatani tulek tema juurde on sündinud vaid ühel põhjusel. Ma olen oma pastoritöö jooksul puutunud kokku mitmegi väga õnnetuks tegeva looga. Kui mõni usklik mees või naine on seesmiselt ennast sedavõrd kindlustanud, eitades oma süüd või oma süüd selles, mis on juhtunud, õigustades ennast kõikvõimalike argumentidega. Taavet on jäänud või teinud ennast vaimselt pimedaks ja kurdiks, justkui öeldes ma ei kuule ja ma ei taha näha. Ta ei taha näha ilmset. Meie ühendus Jumalaga pole üksnes küsimus sellest, kas ta on olemas või ei ole, vaid tema olemasolu tingib Jumalaga arvestamist, Jumala tahtega arvestamist. Vastasel juhul lähme vastuollu looja endaga, kel on igaühega meist hea plaan, hea mõte, hea unistus meie elude jaoks. Aga me võime ka nii palju 90% võimalusega reageerida olukordadele, reageerida valesti, ära rikkuda. Enda ja teiste elud keeruliseks elada. Antud juhul Taavet just seda teebki. Taavetil ei ole sealjuures mingit raskust teiste üle kohut mõista. Nii ka eksinud inimesed võivad vahel maailma suhtes tunduda vägagi õiglased. Naatani räägitud loo peale ütleb ta, et sellise mehe oleks tulnud kohe maha lüüa. Aga siis lõhkeb pomm. Naatan ütleb, see mees oled sina. Ei kujuta ette, mida Taavet sel hetkel tunneb, mis ta hinges toimub. Mu elus on olnud olukordi, kus patt on tulnud välja, saanud nähtavaks. Vabandust nüüd, aga oma õe Etteliga tegime lastena suitsu ja ema-isa avastasid selle. Võib-olla lastena tundus see meile sama hull, selle väljatulek, kui Taavetile kõik järgnev. Kuid sõbrad, nüüd jõuame järgmise olulise otsuseni, mida Taavet teeb. See, mis oli nüüd juhtunud, ta patt on paljastatud, on siiski vaid 10% kogu loost. 90% on siingi Taaveti enda otsustada. Tõsi, võib-olla natukene vähem, sest Taaveti patu tagajärjel sureb Patsebaga saadud laps. Ma tean, et nendel hetkedel ja olukordades paljude inimeste õiglustunne tärkab ja hakatakse süüdistama Jumalat, kes süütul lapsel lasi surra. Kuid kas me ei vali mitte alateadlikult poolt? Ohutum on ju siin Jumalat süüdistada, kui tunnistada, et Jumala tahtest mööda elamisel on valusad tagajärjed. Mitte üksnes meile endale, vaid paljudele inimestele meie ümber, meie oma peredele, järeltulijatele. Seda on raske tunnistada. Kuid Taavetil on ka nüüd võimalusi valikuks. Tal on pikk ja viljakas elu ees, nagu me tagantjärgi teame ja võime piiblist lugeda. Aga see kõik, et seda kätte saada, et selleni jõuda, mida me Taavetist võime lugeda, see oleneb nüüd tema otsusest. 13. salmis kirjutatakse. Siis ütles Taavet Naatanile, mina olen pattu teinud issanda vastu.
ja Naatan ütles Taavetile, issand on juba su patu sulle andeks andnud, sa ei sure. Taavet valib alistumise Jumalale. Oleks ka teine enese õigustamise tee. Teha nägu, et ma naudin täiega patust rikutud elu. See tegelikult on enda ja teiste petmine, mida kahjuks paljud inimesed teevad ja võib-olla avavad ennast ja avastavad selle pettuse, kui on liiga hilja juba. Kuid isegi sellel paljastamise hetkel Taavet kuuleb tuttavat häält. Jumala häält, mida ta oli kaua igatsenud ja samal ajal ka kartnud. Ma tean, millest ma räägin. Ma tunnen ära selle koha ka oma elus. Kuid Taavet teeb oma elu tulevikku silmas pidades hea otsuse. See meeletu raskus, mis ta peal on kõik see aeg olnud nende petmiste tagajärjel, see langeb maha tema hingelt ja südamelt. Issand on juba su patu sulle andeks andnud. Aga kurbus haigestunud lapse pärast jääb. Taavet hakkab Jumalat otsima, taastab suhte, mis tal oli olnud noorpõlvest peale Jumalaga, kuid enam pole ka see suhe nii muretu. Vahepeal on tehtud asju, millel on tagajärjed. Taaveti ja Patseba esimene poeg paraku sureb. Kuid Taavet mõistab, tema patt on sünnitanud seda valu. Ta naisele, kes kaotas oma esimese mehe ja nüüd lapse, ustavale väejuhile läks tema patt elu maksma ning nüüd on põhjust issanda vaenlastel naeruvääristada kogu Jumala rahvast. Taavet mõistab, et ta tegudel on tagajärjed. Patul on tagajärg. Isegi kui Jumal meid ei karista, siis need teod, mida me oleme teinud Jumala tahte vastaselt, toovad kaasa tagajärjed. Tõenäoliselt on see Taaveti elu üks kõige madalamaid kohti. Sellest karmist kogemusest sünnib aga üks ilusamaid laule, Taaveti 51. laul. Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda, pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust, sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees. Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks, pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud liikmed, mis sina oled puruks löönud, peida oma pale mu pattude eest ning kustuta kõik mu pahateod. Ja siis ta ütleb edasi, loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Kui sa oled sarnase koha peal oma elus, võta lahti Taaveti 51. laul ja palu seda palvet. Ja see, mis juhtus Taavetiga, see juhtub ka sinuga. Sa saad uue võimaluse. Siirast rõõmu elus saame tunda siis, kui me süda on puhastatud teadlikust või ka ebateadlikult tehtud pattudest. Paljusid asju oma elus me ei saa vältida, aga see on ainult 10% kogu loost. Isegi 4 miljardi inimese kodus istumine on vaid 10% kogu loost. Kuid millised otsused sünnivad meie peas, meie südames, siis kui me oleme neis olukordades ja kuuleme Jumalat rääkimas iseendaga. Ma olen täiesti teises kohas teiega rääkimas.
aga täiesti teises kohas oleme me oma eludega, kui me teeme nii, nagu Taavet seda tegi. Ta alistus Jumalale, ta tunnistas oma pattu, ta kahetses seda, mida ta oli teinud. Ta võttis vastu andestuse, mida talle pakuti ja ettepaneku minna sellest kohast edasi koos Jumalaga, paremini koos Jumalaga. Ja just nimelt seda me saame täna ka siin teha, teiega koos lõpetades nende mõtete jagamist, palvetada. Ja nii nagu ma ennem juba ütlesin, kes tundsid ära, et nad on samasuguses kohas nagu Taavet seda oli, võtke välja 51. laul ja lugege seda, palvetage seda. Aga üheskoos nüüd tahame paluda kõigiga, kes te olete veel seda ülekannet jälgimas. Jumal, mu taevane Isa, ma tänan sind selle eest, et sina oled mind loonud. Me täname selle eest, et sina oled loonud kogu selle universumi ja selle maailma, kus meie elame. Ja kuigi sa ütlesid selle maailma kohta, et sa olid kõik hästi teinud, et see on hea, siis anna meile andeks, et me oleme paljusid asju suutnud ära rikkuda. Samamoodi me tunneme, et me oma elus ei ole kõike seda suutnud välja elada parimal viisil, mida me oleme unistanud. Isand, puhasta meid ja andesta meile me üleastumised. Ja isand, me usume, et sinu püha vaimu läbi, kes mitte ei süüdista meid, vaid julgustab meid üles tõusma ja minema edasi siit, selle koha pealt uuel viisil, et sa annad meile ühe uue võimaluse. Jumal, õnnista kogu meie maad ja rahvast selles kriisis ja issand, kingi meile sellest väljatulemist, aga uuendatud inimestena, paremate inimestena, kes me oleme järele mõelnud sinu üle, kes me oleme järele mõelnud meie suhte üle, Jumal, sinuga ja meie suhete üle üksteisega. Jumal, ma tänan, et sa muudad midagi meie kõigi juures ja selle maailma juures. Ja Jumal, aita, et jätkates seda elu siin, see võiks olla üks muudetud elu, nii nagu Taaveti elu oli muudetud. Issand, õnnista igat armast sõpra, kellega oleme koos ka online osaduses olnud. Issand, õnnista meie peresid, meie lähedasi. Jumal, ma tänan sind, et sa armastad meid ja sul on head mõtted igaühega meist. Jeesuse Kristuse nimel me palume. Head sõbrad, on olnud rõõm teiega koos olla ja ma loodan, et üpris varsti me kohtume juba näost näkku.